Kose kihelkonna külades on põlvest põlve edasi antud suulist pärimust. Kui Kosele tuldi kirikut ehitama, leiti mäe otsast metsa seest väike puust kabel kasetohust katus peal. See langeb ühte ajaloolaste arvamusega, et esimene ristiusu pühakoda, mis paiknes praeguse kiriku asukohal, oli puidust. Paraku rohkem andmeid esikiriku kohta puuduvad. Esimene kivikirik rajati Villem Raami andmetel hiljemalt 1370. aasta paiku lihtsa kastikujulise ehitisena, mille välispikkus võrdub 2 laiusega. Praeguse pikihoonena säilinud algkirikul oli 3 romaanipärast hiliskooti tüüpi võlvikut, mille laius ületas sügavuse. Koori funktsiooni täitis algkirikut ja idapoolsem võlvik, mille lõunaseinas on osaliselt säilinud segmentkaartega sillatud avar Isteniš kiriku patroonidele ja kõrgematele vaimulikele. Kiriku põhjapoolsel välisküljel paiknes käärkamber, mille piirid on praeguses muuseumiosa põrandal kiviplaatidega markeeritud. Käärkambri ehituslik seos pikihoonega ja nende suhteline kronoloogia pole veel selgitamist leidnud. Kiriku loodenurgas paiknes keertrepp, kust pääses võlvidele. Lääneseinas paiknes välisküljelt ümmargune viilutorn. Torn on ligikaudu 2 meetrit lai ja toetub siseküljel lääneseinast teenduvale müüripaksendusele. Praeguse torni sees on viilutorn osaliselt säilinud. 1430. aastatel ehitati algkirikust poole kitsam 4-nurkne kooriruum. Ühendamaks seda algkirikuga murti vanasse idaseina praegune võidukaar. Uue kooriruumi kõigis seintes paiknesid istenišid, lõunaseinas paarisniš. Kooriruumi lagi on kaetud kuplitaoliselt kõrge ristvõlviga, mis oma stiililt paistab järgivat Pirita kloostri eeskuju ja on ainus tänapäevani säilinud ristvõlv Kose kirikus. Esimene läänetorn ehitati tõenäoliselt 15. sajandi lõpukümnenditel. Pikihoone loodenurgast viib torni teisele korrusele keertrepp. 1856. kuni 1858. aastal lammutati vana käärkamber. Selle asemel püstitati suur leerisaal, niinimetatud uus kirik. Sellega seoses likvideeriti pikihoones osaliselt põhjaseina aknaavad ning asendati need suurte kaaravadega, mis ühendasid kiriku uue neogootipärase leerisaaliga. 1873. aastal lisati tornile 2 eklektilist korrust ja neogooti kiiver. Torni kiivri tipus paiknevad muna, kukk ja rist. 1890. aastal sai Kose kirik Gustav Normanni valmistatud oreli. Nõukogude aja algul, kui pastoraat ja leerimaja koguduselt ära võeti, jaotati 19. sajandi juurdeehitus vaheseinte ja lagedega koguduse abiruumideks. Suured puust uksed, mis eraldasid leerisaali kirikust, müüriti kinni. Eesti taasiseseisudes sai koguduse pastoraadi tagasi. Selle korda tegemine oli suur töö, aga kui pastoraat sai taastatud ja kirik ning kirikuajad enam-vähem korda tehtud, jäi koguduse pilk peatuma kiriku 19. sajandi juurdeehitusel. Mida selle hoonega teha? Siingi kulus mõtlemiseks aastaid. Õigel hetkel, kui avanesid Euroopa Liidu rahad, sai küpseks idee luua siia Kose kiriku muuseum arhiivraamatukogu. Täna seisame me siin ja täname loojat, kes on andnud võimaluse jõuda ideest teostuseni.